ja nagu eelmises saateski on meil esimene helistaja, kes on meie telefoninumbri 024 valinud, saab teada, õigemini võib meile käest küsida ja saab vastused oma asjalikele või siis rumalatele küsimustele. Kas meil on keegi telefonitoru otsas? Hallo. Tere. Hallo. Kes see täna räägib? Jabnes. Jabnes? Ei. Jaanes ikka. Ma ütlesin ju. Kuule, mul on tunne, et see on sama mees, kes Tere, vabandage, kas te olete meile varem ka saates helistanud? Nädalavahetus, see laupäeval ma helistasin. Ahaa. Patareidest rääkis. Ja. Tundus hääl, tundus kuidagi tuttav. Saite naabriga maha? Ja saime jah. Tegime 4-1. Tere jo. Ei, tere tegime ka, jah. Avool on patareides sees. Ühe panime lauta, ühe panime lammaste juurde. Neil on valge nüüd. Ja ühe panime tuppe patarei. Kas lammastel on need mütsid peas, kus on kaevuri lambikena neil? Kust te teate? No fantaasia Vili ütles. On jah. Nad on öösel karjamaal, praegu on pimendal ajal. Siin nad näevad süüa rohkem, muidu söövad igast java endale sisse kive ja... Kive ja värke, jaa. Kas see... Mul on uued jälle küsimus. Uued mured? Jah. Palun. Meil siin naabrimehega Tõnuga rääkisime, et mis asi see kuradi, mis ta on, see magnet on? Mis asi? Magnet. Magnet. See, mis tõmbab? Ja mis see... Ma ei tea, või lükkab või mis ta teeb, mis asi see magnet on? Ma kirjutan selle sõna ülesse, Hannes läks otsis magnet võõrsõnade leksikoni ja Hannes teab, mis magnet on. Magnet, jah. Räägime siis lühidalt, teeme niimoodi nagu eelmises saates, siis sai teile vast kõige selgemaks, et me lugesime teile kõigepealt selle sõna definitsiooni tähtsast ja targast raamatust ja siis pärast andsime teile kohe otsest nõu, mis ta siis on ja kuidas midagi teha tuleb. Loen siit sellest paksust raamatust, mis mul laual on, M-tähelt, magneet huvitas teid, magnet, jah. Siia on kirjutatud niimoodi, magnet on positiivsete ja negatiivsete elektrooniliste osakestega laetud metalldetail, mida kasutatakse teiste metallosakeste positiivsete või siis negatiivsete ioonide üksteise külge tõmbamiseks ja kasutatakse seda metallitööstuses. Selge. Aga siis võib-olla ei hakkagi üle seletama seda teile. Sellest ma sain aru. Kui on ioonide mäng, siis on selge. Kas mul on siit jätkuvalt küsimus siis, et kas need ioonid need mängivad siis pimedas ka või? Jaa. Öösel ka on selline või? Tähendab, ega ioonid nüüd suurt ei vali, kas neil on öö või päev. Nad tõmbavad, lükkavad täpselt siis, kui neil vaja on ja täpselt siis seda või mida neil vaja on. Vaadake, kui teil on kätte sattunud hobuse raud. Ja mul on praegu käes. Siis te näete, et hobuse raud on nagu magnet. Ta on üks pool on tal punane ja teine pool on sinine. On jah. Vot. Ja siis nüüd, kui te proovite, pange see sinine pool enda kella juurde hästi kella lähedale. Ossa. Näete, kell läks valeks. Jooksma hakkasin need seierid. Eks ole, see kell teil enam ei tööta. See kell on... Lahti sain, seisab jah. Nii, ja nüüd võtke see punane pool. Ja pange see hästi raadio lähedale. Pani. Nii. Kas läks huvitavamaks? Vait jäi. Kuidas? Ma ütlen, et vait jäi. Raadio jäi vait. Nii, ühesõnaga, nüüd see hobuse raud... Nüüd te teate, mida magnetiga teha saab. Ja sellega on imevärk on küll ikka. Eks ole, sellega võib panna kella seisma ja raadio kinni. Annab veel ühte küsida. Nii. Ei oota, räägime selle magneti asja ikka sirgeks. Ikka sirgeks. Tähendab, kui te lähete nüüd kuskile raadiopoodi omal uut raadiot ostma, siis võtke see magnet kaasa. Ja kontrollige. See raadio, mis vait ei jää, selle võitegi osta. Katsuge kõik raadiot selle punase osa. Kellaga on sama asi, kui te nüüd lähete Rolexi kellapoodi, siis proovige magnetiga järgi, et millel seijarid välja ei lenda. Aga kui on nende numbritega? Siis peavad numbrid välja lendama. Ja tulevadki kohe või? Jaa. Kõik numbrid korraga. Kas teil Tõnu kella ei ole käepärast? Tõnul ei ole, ta ei kanna kella. Aga kas Tõnul raadio on äkki juhuslik? Ei, tal on naine. Aga siis öelge Tõnule, et ta paneks niimoodi, et kui naine magab, selle hobuse rauakujulised paneks talle niimoodi suhu, et punane pool jääks ühte põske ja sinine pool jääks teise põske.
ja kui tal on juhuslikult plommid hammaste küljes, siis see raud välja võttes on plommidega tihedasti kaetud. Oi kurat, seda saab nalja küll. Vaata, eks ole? Seda saab nalja. See saab üks naljakas number olema küll. Selle asja teeme täna küll ära. Jah. Oli teil midagi veel? Te olete toredad poisid, annate head nõudjad ja huumori veel on kõiki niisugune. Ja ühte asja ma tahaksin veel teha. Te olete niisuguse nutikad vennad. Äkki meil on siin see juubel tuleb varsti. Rahvamaja juubel. Et võib-olla te ütlete, mismoodi teha üks selline vägev laul, et rääks populaarseks, rahvalik laul, kuidas teha üks laul? Rahvalik laul, kuulus laul oleks pärast. Et kohe ole, et te ise teeksite laulu? Tahate hitti teha? Tõnuga laulu? Just. Kuidas teil viisipidamisega on? No, mis kuidagi joriseb ikka ära, mis seal on? Joriseb ära? Tahate hitti teha või? Mis asja? Hitti tahate teha. Hitt on hetkel populaarne muusikateos, see on selline võõrsõna. Hitt. Ei, mitte sõnum ei taha teha. Sõnum ei taha teha, mida me laulu teha. Kas teil on sõnad siis juba olemas, jah? Mis sõnad? Selle laulusõnad. No, Tõnu siin tegi ju. Äkki loete ette? No, mis need on sellised konarlikud on, aga... No lugege ette. See on Koduküla laul on. Nii, lugege ette, no. Koduküla. Ma loen ette siis. Koduküla väike maja, rõõmsalt kõik on koos. Koduküla väike maja, tuleb laste voor. Mida? Ei, palun. Koduküla väike maja, rõõmsalt kõnnib ta. Koduküla, ma ei saa aru. Praegu ma ei saa... Tõnu on kirjutanud oma käega. Aga refrääni osa? Lipu, vaata ei tea. No selline umbes... Tähendab, vaadake, üks asi, millele tahaks tähelepanu juhtida, on see, et te võite seal laulusalmides kasutada, mis juttu tahate. Ja see Koduküla motiiv oli tegelikult päris huvitav. Et te peaksite leidma ühe... See oli huvitav? See motiiv. Mis see on? Koduküla sõna niisugune. See sõna Koduküla, jah. Et te peaksid... Sõna ju Kodukülaga ma ise välja mõelnud. Sellest me saame aru. Et juhuslikult, kui teil nüüd juhtub aeg olema Tõnuga ja te maha istute, proovige nüüd välja nuputada mingi selline sõna, mis oleks selline, mida te võiksite refräänis siis korduma panna. See on siis, mis on kahe salmi vahel. No Koduküla on ju. Ei, selleks veel midagi juurde, aga näiteks niisugune sõna nagu maja või õnn. Ema või lilled või, ühesõnaga mis tahes. Kas te... Kogu aeg on see lilled või ema on sees või? Jaa, Jaanes, kuule. Proovime selle Koduküla nüüd ära viisistada, siis teete loo lõpuni järgmises saates meile helistate. Viisistamine tähendab seda, kui te võtate nüüd mingisuguse noodi ja hakkate seda meloodiat, et hästi kuulsaks saada peale keerama. No näiteks ma pakun välja niiviisi, et Koduküla väike maja, sobib, see on ikka rahvalik toon. Koduküla väike maja. Ja ei, selleks Koduküla väike. Koduküla väike. Ei, väike läheb ülesse. Väike. Voh, maja. Maja. Voh, ja veel üks kord, teeme koos, ja. Koduküla väike maja. Te kutsuge Tõnu nüüd oma juurde õhtul või on ta teil juba, ei ole? Ei ole, tuleb. 12 tuleb, tal on praegu töö. Ta on lammastega praegu, paneb neid lampe neile otsa ette. Väljas on. Ja järgmine. Väike maja. Hakkab tulema. Kas te sellisest prouast olete kuulnud nagu Järsumäe Virve? Mida? Kas te sellisest prouast olete kuulnud nagu Järsumäe Virve? Ei tea. Vot tema oli see proua, kes elab Kihnu saarele, kes mõtles välja sellise laulu nagu Meri on, meri jääb. Sa oled kindlasti See on hea laul. Vot nii. Eks temal tuld see samamoodi. Nii et kui te nüüd seal Tõnuga natukene nuputate, siis see Koduküla väike võtke viina kõvasti. Siis see Seda võtame kogu aeg. Ega seda ei ole vaja öelda. Võtke õlut ja viina segamini, siis tuleb hea viis. Jaa. Siis kui viina võtta, siis tulevad igast vanad lood, kurat. Jaa. Ei anne selle hea mõte, et õlut ja viina. Võtke õlut, jooge õlut ja viina segi, siis tuleb väga hea viis pähe. Ära nüüd jutusta. See oli hea mõte, see Koduküla väike maja. Jah.
no ma tänan. Palun. Ma ei hoia teid kaua kinni, kuule, aga see, et järgmine kord, kui võimalik, siis ma helistan või? Ja ole kallis. Nädala pärast. Juba tund aega enne olen liini peal, nii et. Ja 024. Ja. No kena. No olge mõnusad mehed sa. Aitäh ja tervisi Tõnule. Ja kõike head. Kõike head. Äge vist. Äge vist.